ja nüüd me oleme mis täna avatud kiirlaadimispunkti, mis on selle tänava Nestas. Ja just me praegu läksime tegelikult top autosse, seal kõrval on see kiirlaadija, aga siis seal üks härra juba laadis, kes tuleb välja, töötab selles samas elektrilaadimisvõrgustikus ja ta ütles, et nad avasid Sõla tänaval uue ja palus meile, et minge proovige palun. Nad proovisid Nissan Leafiga ära seal selle, aga et selle Hyundai'ga nad just tahaksidki, et prooviksid, et oleks jube tänulik, nii et noh. Lastan siis olla jube tänulik. Saadame arve pärast või nii. Me lihtsalt imestasime praegu, et kuidas meil 57% järsku akut on, aga mul tuli meelde see, et meil on praegu natuke külmem ilm 3 kraadi ja elektriauto aku kukubki drastiliselt, kui mingist kraadist läheb allapoole. Nii et ma arvan, et me oleme hetkel lihtsalt liiga külmas ilmas selle auto üks. Et see vist on üldse natuke mingil määral jama, et kui päris laustalvel on ikka täitsa jama. Aga millest ta laustalve nimega on? Juba on jaanuari lõpp. 110-ga saab sõita mingi päris. Okei, me jõuame sellesse ja siis teeme uuesti otsikud lahti ja proovime, kaua ta laeb seda akut siin. Et siit tuleb nüüd võtta vist 2 ära, ma saan aru. Ja siis tuleb kiirlaadija ja me oleme siis esimesed selle masinaga siis katsetab ilmselt see kiirlaadija, siis see, mis läheb vist Elmodele, selle Nissan Leafile ja mis see siuke jõuab. Päris kuri näeb välja küll. Kas siin ei ole seda pagasnikus seda adapterit taha? Ei, sest see ongi see, et kui ma läheksin Elmo omasse, siis oleks seda adapterit vaja, aga sellel ei ole seda vaja. Ja nüüd meil on see kaart, Electric Transport. Nii, tap your card reader. Oh yeah. Nii. Connecting. In maintenance. See ei pruugi tööta, me oleme esimesed praegu ka muideks. See praegu, ma arvan, see tähendab seda, et on hoolduses see süsteem. Ta peab siin mingit rebooti siin. Ilud ja valud selle elektriasjaga, et siin tuleb uued süsteemid ära õppida. Siin oleks tegelikult paned 95 sisse ja astud edasi, aga siin peab veel mingisugust sellist asja taluma. Lootus. Panen selle süsteemi ise siin. Aga mis see teeb? Alati suured punased nupud on sellised, mida kindlasti ta saab katsida. Ops, punane. Nii. Proovime. Aha, nii, Oota, kui me võtsime? Me võtsime seal CCS-i. CCS-i. Lock the cable. Püstoli peal ei ole mingit nuppu. Connecting. Vehicle problem. No kuule, mis meie siis? No kuulge. Choose your energy. CCS palun. Paneme sisse. Nüüd ta võtab infot meil sellest autost ja paneb siia selle peale. Jou! Nii, meil on 56%, kell on 3:18. Ma ei tea, me vaatame jälle siis ootame natuke ja aega poleks teha. Siuke tore asi, mis ütleb, et 19 minutites on 80% täis ja 100% jaoks läheb aega tund 54. Ma olen siin 24 minutit. Ja me oleme ära laadinud siis mingi 14% või? Kui teha mingi kiire matemaatika, siis suht küllaltki nagu samasse auku, et siin midagi nagu mingit suurt šokeerivat vahet sellest, et reaalselt mõtle pool tundi, et panna 12-13% siia sisse. Okei, ütleme pool tunni aega, et tund aega andis meile 30%. Noh, see on ikkagi, ma arvan, see on sama. Ma ei tea, kus see kiirus on nagu selle koha pealt. Ma arvan, et paneme ta ainult 80% peale täis. Siis saamegi teada, et lubagi rohkem. Jaa. Nüüd vaatame, paneme selle täis ja siis rohkem ei pea ootama. Nii, ma proovin seda, et ma tõmban ta enne ära, kui peaksime. Ma tõmban. Aga ma ei saagi. See on lukud. Oota, ma võtan selle kaardi siit kuskil. Saangi. Stopp. See on vist sellepärast, et mingi suvaline inimene ei saaks seda peatada. Ma võtan ta siis ära. Ta oli teinud lukku nagu kinni, et ma ei saanud seda niisama välja tõmmata. Paneme selle siia tagasi.
tehtud. et kui kiire hakkab, siis ei sõltu sellest juhtmest, et saad ikkagi selles suhtes minna, kui on vaja minna. Jah, aga jah, et seda ei saa iga inimene ei saa lihtsalt ära tõmmata, see on vist selle mõte, et sa pead oma seda kaarti uuesti puudutama. Mis on väga hea mõte tegelikult.